Palju sa kokku sai? Marko, teine Marko. Enne 1940. aastat oli Eestis 15 keeglisaali, paljud neist ohvitseride kasiinodes, sest just sõjaväelaste hulgas oli mäng väga populaarne. Keegel on härrasmeeste mäng ja peale Nõukogude võimu tulekut ei peetud seda uuele ideoloogiale sobivaks. Uuesti tuli keeglimäng Eestisse 80. aastal. Praegu on rajad nii Tallinnas kui Tartus. Marko Aabel on 3. aastat tunnistatud Eesti parimaks mängijaks. Samuti on ta 2-kordne Eesti meister sportkeeglis. Nädala pärast tuleb tal Tallinnas oma tiitlit kaitsta. Siin käib aga uusaastaturniir, mille ta ette öeldes ära võitis. Anu võttis mind kaasa, kui ma väike olin ükskord mängima. Tallinna linnahalli sinna esimest Eesti keeglisaali ja siis peale seda hakkasin käima paar korda nädalas ja nüüd on juba mingi 10 aastat mängima. Kui me käisime, siis oli seal nagu teisi noori ka ja siis me käisime nagu mitmekesi mängimas, siis üks noormees või üks mees, Oleg Matšosnik tegi meile trenni seal, treenis meid natukene ja siis tegi väikseid võistlusi ja see oli päris huvitav, nagu ennast nagu teistega võrrelda. Tegelikult on see meestel, mis on 200 viset, on päris raske visata. Et kui sa selle 200 viset ära teed, oled sa ikka suhteliselt läbi. Et ma võin garanteerida, et kui ta esimest korda sina tuleksid keeglit mängima, siis ma arvan, et sul järgmine päev on liigesed väga haivad, kui sa mingi pool tundi või tunnike mängiksid. See jutt kõlab praegu üpris kohutavalt. Mul on tunne, et see ei kutsu küll uusi mängijaid. Ei no, tähendab, see mänguga kaasneb ka rahulolu, kui sa suudad realiseerida ennast, et kõik kurikad näiteks maha visata. Et millegi pärast, ma ei tea miks, aga väga palju inimesi, kes on seda nagu mängu nagu proovinud või paar korda proovinud nagu võistelda, need on nagu enamus nagu jääb pidama siia alale. Esimesed teated keeglisarnase mängu kohta pärinevad juba vanast Egiptusest. Sealt jõudis see Euroopasse, kus on praegu väga populaarne. Näiteks Prahas rahvusvahelisel jõukatsumisel võistlesid ka eestlased 10 000 pealtvaataja ees. Ja see annab juba emotsiooni. Euroopast liikus keegel Ameerikasse, kus see kui hasartmäng ära keelati. Siis leiutasid ameeriklased veidikene teistsuguse mängu, bowlingu, mis nüüd ka meile jõudnud. Kõige lihtsam on vahet teha sellega, et sportkeeglis on kuul sile, bowlingus aga saab näpud sisse pista. Ja tulemused on ameeriklaste mängus kiiremini näha. Et kui bowlingus viskad ikka mõne viske keskele, siis 7 kurikat on garanteeritud, et maha läheb. Aga keeglis sa võid visata ka selle muna sinna keskele, aga kukub ainult 2 kurikat ja siis muidugi pettumus on võib-olla suurem selles mõttes. Siiski on Eestis hulk mehi ja naisi, kes 5 klubis tegutsedes valinud selle raskema ala, sportkeegli. Nagu Markogi harjutavad nad töö ja pere kõrvalt 2-3 korda nädalas, lisaks võistlused. Ometi tekib küsimus, on siin tegemist lihtsalt meeldiva harrastuse või spordiga? Sporti, ma arvan, teeb ta siis, kui ta on seadnud endale mingid suuremad eesmärgid. Et ta on seadnud endale eesmärgid ja siis ta püüdleb nende poole treeningu läbi siis. Nii et sportlaseks saadakse kõigepealt ikka iseenda peas. Eesti keeglimängijate tase on praegu umbes 90% maailma tugevamate tasemest. Parim tulemus on Marko 9. koht individuaalse maailmakarika võistlustel eelmisel aastal. Edu aga tuleb nii lihaste kui vaimu koos treenimise läbi. Kõik tuleb unustada. Viskad ära, ükskõik kas kõik läheb maha, viskad seal üksikust mööda või muidugi sellist asja ei tohi lubada, aga ja siis hea emotsioon, halb emotsioon tuleb kõik unustada, mõelda ainult tehnika peale. Et võtan nüüd muna, vaatan kurikaid, vaatan, kuhu ma selle muna maha panen, mõttes teed läbi selle viske ja siis proovid seda niimoodi reaalses elus kõigi füüsikareeglite järgi ka teha. Tegelikult ma ei ole rahul. Sees teeb ikkagi nihukene emotsioonid. On päris suured. Aga teadmine, et ma pean lihtsalt saavutada paremat tulemust, siis ma pean tegema seda sooritust nagu perfektselt ja mitte laskma endale kõrvalistele asjadele häirida.
Seega saab keeglisaalist lisaks heale füüsilisele vormile kaasa nii mõndagi, mida igapäevaelus kasutada. Kas või selle, kuidas keskenduda peamisele ja mitte lasta tülikatel pisiasjadel oma elu ära rikkuda.